kuulus kolme asja poolest. Üks nendest, mille poolest ta kuulus on just nimelt õhtune valgus. Sellepärast, et linn on nõlvade peal. Tänu sellel aastal 1999. aastal oli circa 900 vandat üldse. Ja vandad hakkasid vaikselt täiesti välja surema ja neid praktiliselt enam siin ei olnud. Ja nii ongi, et hakati siis võtma tõsiseid meetmeid. Valitsus võttis siis sellised väga karmid meetmed. Et üks, mis on väga oluline, on see, et kui keegi peaks praegu panda ära tapma, siis see lõpeb sellele inimesele samuti surmanuhtlusele. Üsaga elu vastu. Sest et tegemist on niivõrd eriliste loomadega, nad saavad ka aru, sest et see on tegelikult meeletu atraktsioon ja meeletu jällegi ütleme siis pinge tuleks mõnelt poolt ka ju, kui siin oleks mingi vandajäägid toimuksid. Kriitilist perioodi vandade jaoks, need on sellised kriisisituatsioonid olnud, kus siis väga palju vandasid hävis. Esimene selline suurem kriitiline periood oli 1920. ja 30. paiku. See oli siis see aeg, kui läks väga moodi must-valge või valge-must siis nahk ja hakati meeletult jahkima vandasid, nende nahad läksid siis hinda ja tänu sellele hukati palju loomi. See oli siis selline, ütleme ka selline korralik tapatalvute periood, kus hävis väga palju loomi. See oli 20. 30. Järgmine suurem kriis oli siis põhimõtteliselt 50. 60. Sest et 49. aastal tuli siis kommunistlik partei hakkas valitsema siin ja sellest tulenevalt maa oli hädas, rahvas oli nälgas, süüa midagi olnud, ühesõnaga nii nagu ikka selle kommunismiga kaasa valguses on ikka tõeline draama, ei ole midagi. Ja muidugi külade vahel ja maapiirkondades läksid inimesed metsa ja siis jahiti pandasid. Ilmselgelt söödi siis pandad ära, sest et tegemist oli ikkagi suhteliselt suure ja massiivse loomaga, seal ikka liha on, nii et see oli siis hea võimalus inimestel loodusest mingit liha saada ja see oli siis üks nendest perioodidest 50. 60. Like this Monroe about 30 kilometers, but because we have lots of stops, so not really fast. We have lots of stops for the people to take. So like 30 kilometers, we'll do about 1 hour. About 1 hour. Because they stop here, stop there. Et see on siis selline, mis sõidab siin suhteliselt aeglaselt, sest et ta on see linnatransport. Siin ta sõidab siis kuskil niimoodi 30 kilomeetrit tunnis, kuna ta siin korjab. Ta on umbes nagu metro eest, et ta on siis panda ei anta kohe läbi. Teil on kohe maal, on vaja Aga ma on vaja jenna. Näed välja nagu pesuvaru. Kas see ei ole mitte ja seesama. See on punane panda. Üks jookseb siin selle pool. Jah, see on punane panda. See on nagu nüüd teistsugune. Nad vahel käivad, kuna nad praegu söövad, siis nad vahel käivad siin serva ääres. Saba. Jah, ta on ilus triibuline saba. Nad puu otsas käivad, hästi armsad on. Siis ta seisab niimoodi kahe käpa peal. Ja üks teine tüüp, näed seal kaugemal.
Need olid valged tiigrid, vaata, ühe vaatasid valge. Tiiger. No seal alla vaata, üldse ei pannud üldse tähelegi, et seal lehe all enam on tiiger. Aga siit saab kuskilt alla nüüd, vaata nüüd.我有的会说话，大朋友、小朋友都是可以进去体验的。鹦鹉园右侧可以买票进去和鹦鹉互动，小鹦鹉会飞到你的手上、肩上来，飞下来的时候可以拿出您的手机相机拍照片，可以留个纪念。大鹦鹉有的会说话，大朋友、小朋友都是可以进去体验的。鹦鹉园右侧可以买票进去和鹦鹉互动，小鹦鹉会飞到你的手上、肩上来，飞下来的时候可以拿出您的手机相。Inungid. Vaata, mis see lubatus. Kõva põranda peal vaesikused. Albo weźmiesz moje, to ja porobię. Ei viitsi ronida väga eriti.
meil meenimaalinud juhtumisi, kui meil ei anta siin. Et selles mõttes ma ei praegu täiesti 100% panustaks sellele, aga 90 seda niimoodi üldesse tahtnikuga, et loomad mingid instinktid kaitsevad oma territooriumi. No jälle vaadake, kui mitu kõrget teed siin on. See poiss teab hästi, kus sõita neid suurepsid tüdrukeid ja läpsid kõik olema seal. Jah, et neil on igasugused numbreid on siin, aga siin oli jah see praegu see üks passa kütust saab. Elektri kõiki sõida. Kui roheline ikka on.留在武胜站下车的旅客，请提前准备好随身携带的行李物品。当列车运行方向的前方左侧车门及时下车。车关。esimest korda näen praegu seotud imaga ikka ise niiviisi muusika taustal anda. Äppel ikkagi, jah. Ma polnud viga siin. Siin on veel jõgi vahel. Sa tahad mingi 100-aastast ajalugu teada saada, siis mine Shanghai'sse, kui sa tahad seal 500 või siis natuke vanema aasta ajalugu teada saada. Sel juhul on mõistlik minna Pekingisse ja kui sa tahad mingit 3000 aastat vana ajalugu teada, siis pead tulema Xi'an. On üldse 13 dünastiat. 2200 aastat tagasi hakkas siis Xi'an olema Hiina pealinn ja 907. aastani siis oli ta Hiina pealinn. Nii et ta on põhimõtteliselt siis nüüd natuke üle 1000 aasta on siis ta ei ole enam pealinn, nii et ta on esimene suur pealinn ja 13 dünastiat on siin valitsenud. Kõige võimsam ja kõige selline, ütleme, siis õitsvam, uhkem või võimsam, kuidas öelda paremal järjel, dünastia oli Tang dünastia ja Tang dünastia ajal elas linnas üle 1 miljoni inimese. Tohussa imal, palju neid tantsib siin jälle. Tantsivad. Kas need on linna inimesed? Ajaloo huvides fikseerime sellise ukse.
See on just mingi digitaalne üks. Seep. No kuidagi ta peab ju käima ju kinni ju. Selle eest on vannituba klaas seinaga. Neil on see, et nad on hästi aktiivsed pargis tegelikult. Suhteliselt palju on nagu inimesi sellises sportlikus tegevuses. Siis ütleme selle linnamüüri vahel, siis seespool ei ole lubatud ehitada suur, kuna see on pikk, see on 11 kilomeetrit. Otse ees, ehk siis praeguses osas siis vasakult kätte vaadake, kui vägevad lilleklubid siin on. Et hästi vägev on see koht. Jah, võib-olla tuleb seal nagu... See terminali sama kui... Jah, ma ei tea. Ja tee võib jääda küll on ei ole nii hästi. Pange valmis, läheme siis välja. kilomeetrit, no praktiliselt 14 kilomeetrit pikk. It's about 20 meters tall. 20 meetrit kõrge. On the top of the wall, bottom about 15 to 18 meters wide, top about 12 to 14 feet. No kas või nii? Eile oli ka vaadata, teisel oli ka need. Ära jääda. Sest tõži hävitu. Sellepärast, et tahab koorema. Jah. Et taanvenekeles on vist tõži ja see hävitu tahab koore maha ja ta on selles mõttes nagu selle väljas. Hiina esimene imperaator, kes oli siis Yin Chang, kelle halb on siis see üks. Et ta korrastas siis kõikide riikide puhul, ta korrastas seal ära, ta siis seadis sisse ühtse süsteemi. Nii lõõdustiku või kirjad. Saab siis ainult sealt siis sellest piirkonnast Hiinast
And the soft jade is a big family. It's in the east part of China, middle part of China, northwest part of China. No ja põhimõtteliselt siis seda pehmet kivimit saab siis päris mitmest piirkonnast siis Hiinas. See tuleb siis sealt kandist ja inglise keeles on see jadeit, aga Chinese was Fitsi. Fitsi. Great pronunciation. Okay. Ühesõnaga selle tugevus on siis kuskil 8,5 ja leemandil on siis 10 tugevus, nii et teda kutsutakse siis Hiina leemandiks. This one can cut glass, nothing happen. Sellega saab siis klaasi lõigata ja sellel kivil endal nagu siis midagi ei juhtu. Jõest siis teda on kogu aeg vesi on teda ugunud, teda on siis toonud kogu aeg erinevaid mineraale ja kui sa paned ta siis vastu keha, siis ta koos kehaga toodab siis ka jälle muudab neid mineraale, nii et tänu sellele siis ta muudab ka värvi. Ja sellest kivist, kuna tal on väga ilus värv ja tal on väga ilus, ütleme see struktuur üldse, siis sellest kivimist tavaliselt tehakse ehteid. Kõrvar on kõik käevarusid, sõrmuseid, aga pehmest ja teist tehakse üldreeglina kujusid. On erinevad kujud, erinevad siis figuurid, nad on väga ilus, ta on töödeldav. Sõnaga siin on siis näete erinevad need vahendid. Ma tean, ma oleks ikka lõunas sööki tublisti söönud. See oligi nii, et ikkagi kuldõbedane ja siis vastavalt ka pronksmedal, nendel olid siis, kõigil olid need värvilised ja teed peal ka nii, et ongi siis selline ümmargune ring panti peale kivi sellele, siis sellele, ütleme sellele vastavalt sellele, mis tooni oli siis see medal ja oligi siis selline valge, roheline ja tumeroheline olid siis need värvid, mis panti kividele peale. In 2000, all the real jade, the quality is different. This is 3 pieces harder, this one is soft. Näed, siis need on nüüd niimoodi, et need kolm siin on tugevamast kivimist ja see on siis pehmemast kivimist. Okay, 3 methods. First looking, second listening, third smell it. Ühesõnaga, sellega on siis 3 asja, mida peab tegema. Üks on vaatamine, näete. Te näete ja te vaatate läbi. Okay, take a look. Okay, jade is natural, so putting under light. It has beautiful vein texture inside. Ühesõnaga, ja teil peab olema siis, kui läbi valguse vaadata, peab olema sellised veenid, sellised kriipsud sees näha. The vein and the texture very important. This is a mineral, it's good for the health. Et kui seal on need veenid ja siis selline muster sees, siis see on väga oluline, sest et see ongi hea just nimelt tervisele. See on see, mille pärast ta nagu kuulus ka on see kivi. But these two both fake, you can see nothing, it's empty, no vein, no texture. See on näha, siis sellel kahel on, ei ole nagu selliseid peenikesi jooni, peenikesi veene, ühesõnaga selliseid peenikesi jooni, mis on, tal on laiad, suured, aga tal peab olema peenikene. See on siis, show me. Sellega on nüüd nii, et see on nagu siis plastik ja siin on näha, et tegelikult see on joonistatud, värvitud. Seal on, ja kui vaadata teda niimoodi lähemalt suuremdusklaasiga, siis te võite näha ka neid õhumulle sees. Et tal on nagu selline värvitud osa siin, kui te vaatate, et see on näha kohe selline nagu triibud on värvitud peale. Aga millest see üldse on siis? Klaasist. And this one is harder. Ja see on nüüd tugevam. This one is softer. Hard jade has more mineral, so it's density. Ühesõnaga, tugevamal kivil on siis rohkem mineraale ja see on siis nagu selline tugevus, tal on nagu, see on nagu selline, see peab tunnetus tekkima, et kuidas sa näed nagu kivimustrit. Soft jade has 1 or 2 minerals, so like the cotton is ja sellel kivil on ka näha, vaata, tal on nagu see, et see tekivad sellised tumedad laigud ja heledad laigud, mis on nagu sügav tume, sest siin on lihtsalt värvitume. Need on erinevad asjad. Second listening, okay, this two kuulake. glass. See on nagu klaas. And real jade, you are listening. Kuulake, kuulame korra. Tal on nagu kivikõla ja teine on nagu klaasikõla. Vaatku klaasi kokku. Let's rubbing them. Thick one has plastic inside, so if you're rubbing, it's smelling. Look like something burning. Ja kui te nüüd teda nühite, siis tekib selline, nuusutades tekib selline... tal on mingid mineraalid sees, mis tekitavad sellist aisu. Et kui teda nüüd nühkida, te muidugi, kus te saate poes nühkida nüüd. Selline asi, mis on hästi huvitav. Siin on üks muna, mille sees on muna ja selle sees on veel muna ja veel muna. Ja see on ühest kivist välja lihvitud. See ei ole tükkidest kokku. See muna seal sees on see terve muna, sees on terve muna.
They're all together 9 layers inside. Each layer can move. Selles suures munas on siis 9 muna, 9 on see õnnenumber ja neid kõiki saab keerutada. This one is 1 person, 1 month's work. Ja sellise muna tegemine võtab siis ühelt inimeselt 9 kuud tööd. Ei, 1 kuu istun juba. First we make a solid ball. Ja see tehakse siis ühest suurest sellest kivist ja ühest suurest munast. Then we drill the hole on the surface from outside to inside and make last one. Ja siis puuritakse selline koonus auk sisse sinna siis esimesest kuni siis nagu viimase selleni siis selles mõttes, et need augud lähevad ju väiksemaks kogu aeg. Now we change it. Eriti veel turvata seda asja, et mingit probleeme ja jama ei ole, siis on eriti niisugune keeruline see situatsioon ja ma nagu ei saanud ka aru, et me lähme ju ära, et mida te nüüd paanitsete, et me läheme pekta, et selle esimese imperaatori haud on rõhutada nagu paljaks, et seal ei ole nagu midagi eriti järgi, et ta sai väga sügavat neuroloogiat. No näete, valitseja siin. Saapanurgal on ees püsti ja plaat peab. Viisi raamatut tuleb. Oli siis see, et seal sees võib ka näha, kuna on olemas põhimõtteliselt kohad, kus olid kunagi siis tänapäevased surnud, kus oli tänapäevane surnuaeg. Ja need on siis sealt nüüd ära viidud ikkagi need, kes siin kunagi on maetud. Need tänapäevad, jah. Ja parandustööd on seal taga. Ja nüüd siis on näed, et kui me siit edasi läheme, siis seal pool ka on näha, et seal tüübid seisavad näoga vastu seda seina. Kõik see äärmine rida on, kõik need mehed valvavad väljapoole. Siin samamoodi, see taga peaks ka olema. Ja. Et kui te näete, siis need hobused on nüüd siin, need on ka kokku juba lapitud. Ja siis selline rohkrite ja muude osaga asju on sealpool on rohkem näha, millised nad on. Vaata, siin taga on ka näete. Mis siia peale pandi, palkide peale pandi matid ja mati peale muld ja siis see kanti rühma. See on nagu selline pinnas. Vaata, neil on erinevad jalad, ja erinevad usumajumud, see vastavalt aastatele, mis on ühel pool tunn või teisel pool ja keskel. See on nagu lõgusama seljaga, see teine tüüp on vähekene sirgema seljaga. Et nad, mitte ainult riided ei ole ühesugud, tähendab täiesti ühesugud. Kehakujud ka ikka, nagu ikka inimesed. Jah. Aga see on tead, see ongi seal on kõhu all tõstnud ka.
sa võid välja minna, jah? 有2个枪，您可以找找跟您联系的生产家庭。因为有的人的一块去还是有报名的。对呀。没那么慢。Nad olid sügavamad, aga päid ei ole. Nojah, ära võetud ära tõstetud ära. Ühele jäi kogemata paar tükki on jäänud taha. Võimsad kaurid olid maja juures, kui see lepp nagu pani, aga see tänne majale sisse ja seal seisis mitu kaurit, mis lasid vett majale peale, nii et jah, tolmu midagi ei lennanud. Siin on näha niiskus on maastik, see tähendab see tolmu kaitse, see vesi on siin jah, selle kõik selle ümbruses, selle tee ka teinud märjaks, nad hoiavad siis sellist